et mis see hing siis on või kuidas sina hinge näed? No jungiaanina mul ikkagi meeldib leida mingisuguseid sümboleid või metafoore nagu hinge mõtestamiseks või lahti seletamiseks. Aga Jung ja jungiaanid selle suure käigu tegid, et nad sellisesse transpersonaalsesse sfääri või ka sellisesse tundmatusse alasse püüdsid siseneda, püüdsid seda lahti seletada ja Jung on siis võib-olla kuulus just nimelt läbi selle, et ta selle kollektiivse teadvustamatuse nii-öelda siis, ma ei tea, avastas või püüdis seda kuidagigi lahti seletada. Süvapsühholoogia, et räägime sellest, üldse see mõiste, et see on mulle uus mõiste. No süvapsühholoogia all peetaksegi silmas nagu neid psühholoogia koolkondi, mis lubavad endal inimhinge vaadata ka läbi teadvustamatu või siis kollektiivse teadvustamatu ehk siis argikeeli, mis aktsepteerivad seda alateadvuse olemasolu. Järgnev vestlus on salvestatud 2019 aasta novembris. Tegin tollel ajal 3 Eesti jungiaaniga intervjuusid Monika Luigega, rääkisime laiemalt Carl Gustav Jungist, Ursula Petersoniga rääkisime unenägudest ja Kristjan Puusillaga räägime täna siis hingest, räägime varjust ja psühholoogiast laiemalt. Carl Gustav Jung oli samuti nii-öelda peidus või varjus olev astroloog. Oma patsientidega ta siis kasutas astroloogiat. See on selline hästi hoitud saladus. Arhetüüpne astroloogia, millega mina tegelen, on väga tugevalt seotud jungiaanlusega. Kui soovid ise astuda sammu astroloogia poole, siis ma olen just valmis saanud eestikeelse astroloogia tarkvara nimega Astrotark. Seda on nii arvutist kui mobiilist mugav kasutada. astrotark.ee, seal saad vaadata enda sünnikaardi kirjeldusi, saad vaadata, millised planetaarsed mõjutused sul hetkel aktiivsed on, saad vaadata maailmahoroskoopi ja saad ka muidugi siis enda lähedaste inimeste sünnikaarte vaadata. Lisaks, kui soovid sellist põhjalikumat ja terviklikumat ülevaadet enda sünnikaardist, siis saad sünnikaardi konsultatsioonile registreerida minu kodulehel rikoveskiväli.com ja head kuulamist. Tere, Kristjan! Tere päevast! Kõigepealt suur aitäh sulle, et tulid saatesse, et meil viimast 2 teemat on siis Jungi kesksed, et üleimine saade käis siis külas Monika Luik, et oli selline sissejuhatav saade siis Jungi ja analüütilisse psühholoogiasse, siis eelmises saates oli Ursula Peterson, rääkisime unenägudest, et see ringi teise hooaja plaan või selline suund mul ongi rohkem läheneda niiviisi nagu teemade kaupa, et võtta teemakuu, et siis ütleme 4 saadet tiirlevad siis ühe teema ümber. Aga tänane siis saate teema võiks siis olla, ütleme, kas siis nagu psühholoogia, aga samas ka selline nagu terapeudi vaatenurgas siis, et sina praegult õpid, seal tuli sealt Monika saatest tuli ka välja ka, et täna Eestis on 6 analüütikut ja praegult siis koolitatakse välja 13 analüütikut. Ja aga räägi võib-olla enda kokkupuudet siis psühholoogiaga ja siis võib sealt ka nii Monika kui Ursulaga, siis me alustasime sellest, et kokkupuude siis Jungiga, et see on igal ühel on erinev, et võib-olla alustada siit. No, mina pärast keskkooli lõpetamist mõtlesin selle peale, et olin huvitatud üldse inimhingest ja inimestest ja inimeste vahelistest suhetest ja kuidas mõista seda, mis asi üldse inimene on. Ja loogilise mõtlemise järeldus oli see, et tuleb minna psühholoogiat õppima. Ja kuidagi hädapärast ma sain sinna psühholoogiasse sisse ka, kuigi mul ei olnud ülihäid hindeid ega mingeid muid suuri akadeemilisi oskusi. Ja psühholoogia õppimine oli omal ajal huvitav ja andis ikkagi keskkoolist tulnule sellise uue perspektiivi. Aga millal sa olid õppisid? 99 kuni 2004. Aga mis ka väga kiirelt nagu selgeks sai, on see, et see, mida psühholoogia õpetab ja see, mis elus toimub, et need väga palju nagu kokku ei puutu. Et see eriti selgeks sai see siis, kui sai omal ajal käidud ka psühhiaatriaeglas nagu praktikal. Ja siis oli küll selline tunne, et mis ma siin teen, et kas ma siin kuidagi saaks hakkama või mis mul oleks siin teha. Ja teine asi on, üks asi on ka midagi teha, teine asi on ka
olla kuidagi niimoodi olemas, et sellest ka midagi muutub. Et tihtipeale me ju näeme seda, et erinevad grupid ühiskonnas, erinevad vähemused ja erinevad ka hädas olevad inimesed, et selle asemel, et nad saaks abi või saaks kuidagi toime, et selle asemel ühiskond stigmatiseerib, välistab, lükkab kõrvale ja suhtub veel ka halvasti. Et võib-olla ehe näide selleks on praegu kinodes jooksev Jokeri film, kus me näeme ka seda, kuidas inimene, kellel on olnud raske taust, rasked dramaatilised lood, kes otsib tegelikult oma hinges iseennast ja väljundit maailmas, lükatakse tagasi, mõistetakse hukka, naerdakse välja ja mis selle tagajärg siis on. Et võime öelda, et selle asemel, et inimene saaks oma individuatsiooni või oma teekonna pidi edasi liikuda ja areneda, selle asemel see töö, see rada keerab justkui maailma vastu ja tihtipeale ka inimese enda vastu. Jah, see ma pole ise jõudnud vaatama minna, kindlasti plaanin, et seda olen netist näiteks vastu ka, et see on saanud väga positiivset. Ja see, et see film puudutab inimesi, see kõnelebki ju sellest, et ühest küljest, et eks meil kõigis on midagi, mis vajaks võib-olla küpsemist või arenemist või muutmist, et ükski inimene ei ole täiuslik, igal inimesel on omad varjuküljed ja nendega töö või integreerimine või reaalelulisse igapäevaellu nagu sidumine, et see on nagu keerukas. Ja tulles tagasi võib-olla nüüd selle minu tausta kohta, siis et ka mulle tundus pärast psühholoogia õpinguid, et ma sain küll teada sellest, kuidas psühholoogia teadus on arenenud ja liikunud ja millised on erinevad perspektiivid, käsitlused ja kuidas inimese käitumist on võimalik uurida ja testida. Aga mis see inimene on? Ma ei taha kuidagi ka üle müstifitseerida inimese hinge, aga täna juba töötava psühholoogi või õppiva terapeudina, siis kindlasti olen ma järjest rohkem ka hämmingus selles osas, kui sügav ja mitmetahuline inimese hing on. Aga isiklikult ma muidugi ei leppinud sellega, et mis psühholoogiaharidus andis mulle ja kindlasti ei hakanud ka tööle psühholoogina, sest ma sain üpris kiiresti aru, et minus ei ole seda küpsust ega valmidust 24-5 aastaselt päris elava hingematerjaliga kokku puutuda, et mul on vaja ikkagi suhteliselt palju tööd teha iseendaga. Ja seejärel ma läksin filosoofiat õppima ja filosoofiaõpingud küll 5 aastat andsid mulle üpris palju rohkem inimhinge kohta. Ja tollane Eesti Humanitaarinstituudi haridus oli ka sellise piisavalt mitmekesine, et õppida tundma ka kultuure, kultuuriteooriat, ajalugu, semiootikat ja kirjandust. Nii et ma julgen öelda, et sellise päris hariduse ma sain ikkagi Humanitaarinstituudist. Ja Jungiga ma puutusin ka kokku loomulikult seal, et omal ajal tegi Hasso Krull siis selliseid huvitavaid kursuseid nagu psühhoanalüüsi peenar. Ja neid oli lausa 2 tükki ja sai siis hakatud ka juhuslikult kuulama mõningaid saateid. Peeter Liiv tegi omal ajal huvitavat saatesarja Traditsiooni tarkus, kus on siis ka Alar Tamming olnud palju külas ja nende saadetest tekkis siis ka nagu sügavam Jungi huvi. Ja see Jungi huvi oli ikkagi päris intensiivne, et ma vaimustusin Jungist ja sellest viisist, kuidas üldse inimest käsitleda, näha, mis mõõtmed seal on olemas, ka seesama transpersonaalne sfäär või see mõõde, mis jääb, ütleme, käega katsutavast kuskile mujale veel. Kogu see teadvustamata ja kollektiivse teadvustamatuse ruum ja võib öelda, et sellise 5 või 7 aastaga mul tekkis juba tunne, et ma olen nagu päris hea ekspert nagu Jungi alal, mis oli ekslik. Et juhuslikult siis läbi elukaaslase soovituse tekkis võimalus osaleda siis jungiaanliku õppe
sissejuhataval kursusel, mis kestis aasta. Ja see esimene aasta nagu tegi mulle vägagi selgeks, et et tuleb nagu hoogu väga maha võtta ja iseennast ka tagasi tõmmata, et teadmised üksi teoreetilised teadmised ei maksa inimhinge ja ka teiste inimestega kokkupuutumises veel mitte midagi. Et selleks tuleb ikkagi kõvasti teha tööd ja selles mõttes see õppeprogramm on põhjalik, et tõesti on vaja 400 tundi eneseteraapiat, veel 100 tunde supervisioone, klienditööd või eneseteraapiat oli vist 250 tundi, et 400 tundi oli vaja klienditööd. Et see maht on päris suur ja tänaseks ongi vist 6 aastat juba õpitud ja viimane aasta on nagu veel käimas. Et see lõpp on lähedal, kõige suuremad õpetajad on loomulikult nii-öelda elu ise ja need inimesed, kellega ma tööd teen. Nii et see on huvitav, kuidas mõnes mõttes see selline teadvele tuleku kontakti saamine, et see on alati ka kahe pool, et ei ole nii, et on terapeut ja siis on klient või patsient ja kliendil on teema ja seal lahendub justkui ainult tema teema, et mõnes mõttes need on üldinimlikud teemad ja nendega kaasas olles terapeudi poolt siis ka enda protsessid ju töötavad ja sa õpid ja küpsed samm-sammu haaval ka selles töös. Nii et selle üle ma olen nagu väga tänulik oma klientidele ja ma julgengi öelda, et see selline minu teekond jungiaanlusse on olnud selline rahulik, aeglane, justkui kohe läksin psühholoogiasse, aga tegelikult see selline päriselt psühholoogias ehk siis hingeteaduses ja hingeteadmises ja hingedega, inimhingega kokkupuutumises ma julgen öelda, et see päris aeg on alanud alles praegu, võib-olla 20 aastat hiljem. Okei. Väga huvitav. Mul jäi kõrvu see just, kui sa rääkisid hingest ja kui mainisid Asso Krulli, et ma just hiljuti kuulasin Tähenduse teejuhtide saadet, kus siis oli külas Asso Krull ja Jaak Johanson ja seal nad rääkisid siis animismist. Ja animism siis on siis, ütleme, selline põlisrahvastele või põlisrahvastele omane siis maailmavaade, et see on nagu hingestatud maailm. Aga võib-olla küsiks su käest siis, et sul enda kogemuse põhjalt, et mis see hing siis on või kuidas sina hinge näed? See on keeruline küsimus, aga no jungiaanina mul ikkagi meeldib leida mingisuguseid sümboleid või metafoore nagu hinge mõtestamiseks või lahti seletamiseks. Et raske leida kohe niimoodi kiirelt ühte sellist sümbolit, aga ma usun, et igal inimesel, kui ta mõtleb selle peale, kes ta on ja tal oleks vaja mõelda mingi sümboli peale, et teil on siin seina peal ka üks hunt, ma näen. Hundi mandala. Hunti seostatakse ka sellise feminiinse energiaga ja ma usun, et paljud naisterahvad ja kindlasti mõned mehed võib-olla, kui nad leiaksid endale sükst hingelooma, siis nad jõuaksid võib-olla hundini. Et selles mõttes, et mis see hing on, siis kindlasti sellisele sümbolile mõeldes, ükskõik kas me võtame juurvilja, puuvilja või mingisuguse eseme või looma või taime, et see hakkab kõnelema ühel hetkel aga mis nüüd hing on, ma seda vastutust ei julge küll võtta, et ma nagu kuidagi lõplikult ära defineerin ja võib-olla see räägibki hingest kõige rohkem, et hing on elav nähtus, ta on võimeline transformeeruma, ümber kujunema, kuju võtma ja seesama keeruline ja lõpmatult lahti seletatav arhetüübi mõiste võib-olla ka peegeldab seda, et kui hing võiks koosneda erinevatest arhetüüpidest ja inimese arengutsükkel käib teatud teed mööda, kus siis arhetüüpide vahele kujuneb teatav narratiiv või lugu, mida siis võib-olla kangelane käib läbi. Et nüüd ma sidusin sellist mitu jungiaanlikku lähenemist nagu kokku ühte lausesse, siis mõnes mõttes see hing ongi kõik see kokku, see teekond, need teetähised ja mõnes mõttes ka see tervik või see sidusus või see, milleks inimene siis ka saab.
ja ma eile juhtusin juhuslikult vaatama ühte ETV2 vist ühte dokfilmi nii-öelda kosmosest või et ma arvan, et üks selline hinge võrdpilt võikski olla nagu universum. Et mõnes mõttes see maa on justkui see teadvus, mis on teadaolev, mille peal me nagu elame, millega me suhestume. Aga inimesel on ka valmidus ja võimekus nii nagu kosmonaudilgi tõusta lendu ja hakata avastama nagu kaugemaid sfääre ja avastamiseks on mitmeid mooduseid, et on võimalik lennata kuhugi sinnamaale, kuhu kas siis tehnika või kogemuse või tunnetuse piirid ulatuvad või lubavad, kus on see horisont. Aga samas on võimalik ka nii-öelda nagu natukene kavalamalt läheneda, et teatava tehnilise elemendiga nagu pikksilm või teleskoop on võimalik ka näha. Ja see eilne film just tutvustaski tume ainet ja tume energiat ja seda, kui kaugele on võimalik nagu ikkagi tänapäevaste teleskoopidega näha. Ja ma arvan, et see metafoor nagu peaks sobima nagu päris hästi, et kui inimene oma teadvuses on maa, siis ta ilmselgelt tal on see impulss või huvi avastada ja uurida seda, mis toimub tema ümber ja ka seda, mis toimub tema sees. Et ei ole juhuslik, eks ole, et me kaevandame igasuguseid asju ja saame sealt energiat, olgu selleks siis fossiilsed kütused või mingi muu asi või tuuleenergia, mis on ümberringi. Et mõnes mõttes me õpime tundma ka seda kättesaadavat osa endast, kuhu on võimalik nagu otse nii-öelda sisse kaevata. Et me saame uurida ka oma teadvust ja ma arvan, et suurem osa psühholoogiast tegelebki sellega, et ta uurib inimese käitumist ja inimese teadvust. Niivõrd, kui see on nagu kättesaadav ja teaduslike meetoditega nagu mõõdetav. Aga siis on veel teine osa, mida alati ei mõõda ja millel on veel mingisuguseid osiseid või nähtusi, mis ei ole seletatavad. Et selge on see, et niikaua kui inimkond on uurinud kosmost, siis ta on sealt leidnud mitte ainult asju, mis on loogikale alluvad ja selged, vaid on leidnud ka nähtusi, mis ei ole seletatavad, mis on võib-olla ka paranormaalsed. Ja ühel hetkel, nii nagu ka selles eilses filmis, on jõutud ka nähtusteni, mis eeldavad teistsugust loogikat ja teistsugust füüsikat. Sellist, mida meil veel ei ole. Ja mulle tundub, et see inimese hinge uurimine ja inimese hing on just nimelt sellised, et me saame teadaoleva kaudu jõuda teatud piirideni. Inimesel on olemas ka õpetusi, traditsiooni ja praktikaid, mille kaudu on võimalik jõuda ka kaugemale. Aga alati sellele kaugemale jõudmisel on teatud piir. Ja kui rääkida siis jungiaanlike mõistetega, siis kusagil hinges on siis selline piirialane tsoon, mida siis nimetatakse psühhoidseks alaks. Ehk siis see on see ala, kus võib-olla maine ja vaimne on niimoodi segunenud ja võib-olla ka aeg ja ruum või igavik. Raske on valida neid mõisted, need on ju ka meil kokkuleppelised ja kultuuriliselt determineeritud. Aga kus see olemine nagu hägustub ja kus see ka võib-olla inimese isiklik olemine hägustub või seguneb kõige muu olevaga. Ja vot need on põnevad valdkonnad ja nende valdkondade suhtes on olnud nii psühholoogia kui teadus hästi ettevaatlikud, isegi umbusklikud ja võib-olla isegi kartlikud, et ei minda riskima sellega, et sinna julgeda niimoodi minna. Aga Jung ja jungiaanid selle suure käigu tegid, et nad sellisesse transpersonaalsesse sfääri või ka sellisesse teadmata tundmatusse alasse püüdsid siseneda, püüdsid seda lahti seletada ja Jung on siis võib-olla kuulus just nimelt läbi selle, et ta selle kollektiivse teadvustamatuse nii-öelda siis, ma ei tea, avastas või püüdis seda kuidagigi lahti seletada just nimelt läbi sümbolite, läbi arhetüüpide ja paljude teiste kättesaadavate meetodite alates vabadest assotsiatsioonidest, millest vist Monika rääkis ja kuni unenägudeni, millest rääkis Ursula, aga on ka veel nähtusi, millega inimene võib oma kogemuses kokku puutuda ja millest võib siis püüda kuidagi aru saada. Ja võib-olla see eristabki nüüd süvapsühholoogiat, ka analüütilist ja psühhanalüütilisi koolkondi,
et püütakse ikkagi jõuda nende kihistusteni, mis ei ole otseselt mõõdetavad ega käega katsutavad. Aga süvapsühholoogia, et räägime sellest võib-olla, või räägi mulle see mõiste, et see on mulle uus mõiste. No süvapsühholoogia all peetaksegi silmas nagu neid psühholoogia koolkondi, mis lubavad endal inimhinge vaadata ka läbi teadvustamatu või siis kollektiivse teadvustamatu ehk siis argikeeli, mis aktsepteerivad seda alateadvuse olemasolu. Et see on see lihtne variant sellele. Okei. Palju mõtteid tekkis. Üks mõte, siuke teooria nagu Gaia teooria, mis siis vaatab maad kui siis elus organismi. Et niiviisi ise vaadeldes, et mingil määral inimene on ennast kuidagi loodusest ära eraldanud, et ta elab linnades, tal seda, ütleme, kokkupuudet loodusega nii palju enam ei ole ja võib-olla, ma ise nagu tajun seda, et võib-olla on ka kadunud ka siis kontakt siis võib-olla selle loodusega, mis siis nende meie siis nagu põlisrahvastel või loodusrahvastel oli nagu väga, väga naturaalne, et see see oli, nad olid ise sealt ja see oli nagu nende kodu. Aga just mõtlesingi, et kuidas seda küsimust nüüd küsida, aga mulle, kui vaadata lihtsalt keelt, et keelest, eesti keeles on selline sõna nagu ema-maa ja et igal inimesel on oma isiklik ema, aga kui niiviisi nagu suuremas plaanis vaadata, et selle ema-maa või siis nagu see planeet, millel me nagu elame, et tema lapsed on siis tegelikult kõik kahejalgsed, neljajalgsed, siis kas on siis taimed ja nii edasi. Et mõtlen, et kuidas seda küsimust tõstatada, aga kas et kuidas, et kas sellel on mingi mõju, kui me näiteks ka näeks näiteks oma seda koduplaneeti või siis seda ema-maad siis ka nagu hingestatud olevus näiteks nagu emana? No ma julgeksin sellest küsimusest niimoodi kinni haarata, et me võime samamoodi küsida, et kas me julgeme ise enda hinge vaadata kui sellise elava nähtusena, sest mulle tundub, et tihtipeale me tänapäeval elame niimoodi, et seda hingeteadlikkust või teadvustatust see ei ole üldse teema, et me olemegi hõivatud tegemistega, et me ei ole sellises kontaktis sellega, kes me oleme või kes me võime olla. Et me justkui masinlikult lihtsalt oleme vooluga kaasas, ilma et me oleksime teadlikud sellest, kes me oleme või miks me midagi teeme. Ja see on, filosoofia õpetas mind just nimelt nagu esitama küsimusi selliste kohtade peal, ehk siis tulema nagu ärkvele. Ja võib-olla tänapäeva inimene on unustanud ära nagu sellise küsimise, aga teisest küljest jälle me näeme, et kui inimesed on hädas, siis nad tulevad ja just nimelt küsivad ja esitavad neid samu küsimusi, tulles teraapiasse ja nii edasi, et tegelikult sellist enda hinge ja oma eksistentsi järele otsimist on teise külje pealt nagu küll ja veel. Jällegi küsimus ongi selles, et kuidas me oleme oma elu organiseerinud ja mis seda elu organiseeritust juhib või käivitab. Et on need mingisugused ideoloogilised mehhanismid, on see parasjagu nii-öelda valitsev kultuur või on see inimene või on see mingisugune kõrgem jõud. Et neid variante on palju. Et see emakese maa teema jungiaanluses on otseselt, mul tekkis nagu kaks assotsiatsiooni, ehk üks on see anima mundi mõiste, mis on siis maailma hing, ja teine on siis suure ema arhetüüp, mis on justkui ka selline üks algelement, mis meid mõjutab ja kujundab. Et nende mõlema puhul need võivad olla sellised võõrad mõisted ja mitte midagi ütlevad mõisted, aga ma arvan, et see oluline punkt on just nimelt see, et millal inimene
hakkab pöörduma iseenda juurde või millal üldse tekib vajadus või küsimus selle järele, et mis see hing on või mis see maailma hing on või kas see planeet on elav või. Et üldjuhul inimesel tekivad sellised küsimused sellistes kohtades, kus mingi maailm või mingi arengufaas hakkab oma elu ära elama, et inimestel tekib sisemine teatud konflikt. Ja see konflikt on loomulik asi ja iga konflikti läbimine ongi sellise arengu loomulik osa. Nüüd sellised eksistentsiaalsed küsimused, need on erineval tasandil, et teismelisel võib see eksistentsiaalne moment tekkida seoses sellega, et tema väike maailm, mis on olnud kodus ja vanemate hallata, hakkab nagu otsa saama või hakkab kitsaks jääma ja ta püüab eralduda ja tahab oma maailma ja ehitada üles nagu enda järgi seda elu ja valida ise. Nüüd keskeas võib selleks olla just nimelt see, et kõik see, mis ma olen üles ehitanud, see on küll vägev ja ilus ja tore, aga see, no ja mis siis? Et see kuidagi ei rahulda, et mul on midagi nagu veel. Ja Jungi järgi need sellised kriisimomendid, kus maailm justkui on ennast üles ehitanud ja on justkui nagu täiuslikuks saanud, ja ometi ta enam ei toimi, nii nagu ma eeldan, et ta võiks toimida. Et see on ka nagu sisse kodeeritud meile, et mõnes mõttes see selline individuatsioonitung või ka teatud arhetüüpide selline koosmõju eeldab ja suunab meid sellesse, et midagi peab, mis on üles ehitatud, et see peab ka lõppema, see peab ka teisenema, sellele peab tekitama ruumi, et ta saaks muunduda. Et mõnes mõttes see on see ellu kodeeritus, nii nagu me näeme ka aastasadu, tuhandeid ja miljardeid, kuidas ka maailm, kaasa arvatud maakera, eks ole, on muutunud. Et inimesega on tema enda lühikese elu jooksul midagi analoogset ja inimkonnaga kultuurilises plaanis on ka midagi analoogset. Ja selles mõttes on traditsioonid ja ka arhailised kultuurid olnud väga targad, et need üldisi põhimõtteid on püütud kirja panna või salvestada ka esialgu ka läbi suulise kultuuri. Ja need müüdid, mis meil on tekkinud, need mõnes mõttes peegeldavadki seda lugu ja neid loo erinevaid faase ja neid kriise ja neid kohti, kus inimesel on võimalik mõnes mõttes ärgata uuele teadmisele, uuele terviklikkusele, uuele olekule, uuele küpsusele. Nii et selles mõttes ma läheneksin sellele hingestatud olemisele hästi, hästi universaalselt, et see on selline üldine printsiip, mis käib koos nii loodusega, sest ka seal toimuvad mutatsioonid, teisenemised, katastroofid. Ja kaasaegse inimese võib-olla mure on see, et on ära unustanud selle, et see on loomulik osa ja seda peab julgema ka vastu võtta, et kaasaegne inimene pigem tahaks elada igavesti, tahaks mitte kohtuda nende asjadega, mis tema tähendusväljas on negatiivsed või halvad, ei tahaks kohtuda kurjaga. Veelgi vähem tahaks ta kohtuda selle kurjaga, mis ta ise on. Ehk see on see, mida me jungiaanluses nimetame varjuks ja siis ka varjutööks. Ja üldjuhul on ka võimalik tänapäeva maailmas niimoodi ära elada, et saab nagu põgeneda kurja ja varjulise eest, ka iseenda eest. Ja selliseid isiksusi ja selliseid probleeme, need on nagu ka igapäevases töös mul tuttavad, kus me pidevalt põgeneme ja kõige üldisemas plaanis see on ju põgenemine surma eest. Et inimesele on see elu ikkagi nii armas, et ta ei taha või ei julge või ei mõista sellega nagu silmitsi olla. Ja selles mõttes võib-olla see kaasaegne maailm on võib-olla natukene, ma julgen öelda, et isegi rumalam, kui mõni võib-olla arhailine kultuur või õpetus, sellepärast et seal ollakse surmaga vägagi ühenduses. Et see on igapäevane asi. Meil on surm igapäevane asi televiisorilinalt, kus ta on kuidagi vahendatult ja võimendatult ja virtuaalselt, et ta ei ole nagu reaalne.
et ma ei pea neid tundeid sellisel kujul nagu läbi elama, et nad on mingisuguse kattevarju taga. Ja see muudab inimese psüühikat, tema hoiakut, tema olemist. Nii et mõnes mõttes kaasaegne inimene peaks selleks, et ta tahaks küpseda, kui ta tahab küpseda või iseendaga kohtuda ka hinge sügavamates mõistetes, siis ta peaks olema valmis ka vaatama oma varjulisi, valulisi külgi ja mõnes mõttes olema valmis ka kohtuma surmaga. Ja selle klassikaline vanade kultuuride lugu on ikkagi teatud initsiatsiooniriitus. Olgu selleks siis mingi meheks saamise rituaal või naiseks või abiellumise rituaal, kus ikkagi vana roll või identiteet lõpetatakse. Ja see lõpetatuse koht või see initsiatsiooniriitus on siis alati ka selline mõnes mõttes ohtlik või kus ka elu on ohus, et teatud initsiatsiooniriituste puhul on ju see, et kui me lääne inimesena vaatame, et kuidas see võimalik on, siis me arvame, et nad peaksid ammu surnud olema, et see ei ole võimalik, et nad seda ära teevad. Ja samas me näeme, kuidas kaasaegne inimene, nii nagu ka prantsuse filosoof Baudrillard oma teoses Ameerika kirjeldab, et otsib seda surma, siis alateadlikult. Et üks selline näide, mille kohta minul on nagu hea sõna võtta, sest kuna ma olen ise selles maailmas nagu tänaseks ka 15 aastat olnud, on nagu maratoni jooks, eks ole, et Baudrillard kirjutab ka sellest, et kuidas maratoni jooks on ka, et miks see tänapäeval nagu niivõrd massidesse läinud on, et ilmselt mingil teadvustamata kujul inimesed otsivad seda kontakti vähemalt läbi ihu, et kuidagi kohtuda oma piiridega ja eneseületusega ja mõnes mõttes ka enese hävitamisega. Jah, see surmamõiste on hästi huvitav, et ma ka 3-4 nädalat tagasi kuulasin saadet, siis oli sellest Bachi Johannese Passioonist ja seal nad rääkisid ka see saate teises pooles siis surmamõistest ja kuidas siis täna on siis ütleme meie kultuuris siis surm tajutud, et see on ikkagi niisugune ebamugav teema, et kui kuskil sünnipäeval tuleb surm teemaks, siis mingil hetkel keegi ütleb, et kuulge, et ärme enam nagu räägi sellest või seal saates mul ei ole selle mehe perekonnanimi enam meeles, aga Tauri oli ta eesnimi ja siis ta rääkis, kuidas meil on siis surma suhtes siis 2 niisugust nagu hoiakut, et üks on see, et me et elame, et nagu seda mitte kunagi tulekski, et ütles see niisuguse Dalai Lama tsitaadi, et me elame nagu surma ei tulekski ja kui sureme, siis nagu poleks elanudki. Ja teine siis see nii-öelda niisugune nagu normaalne seisukoht või kuidas inimesed surma vaatavad, on see, et nad mingil määral elavad nagu kogu aeg surmahirmus. Et see surm on kogu aeg aktuaalne. Jah, täiesti nõus. Et kui nüüd natuke terapeutilisema nurga alt läheneda, siis ega siis ka ühe sellise suure kaasaegse probleemi nagu ärevus taga on ju ka tihtipeale vähemalt see tunne, et on surmahirm. Mitte, et see ärevus peaks ilmtingimata tähendama seda, et seal on alati nagu otsene kokkupuude surmaga, aga paljud inimesed väidavad, et nad kardavad surra. See teeb neid ärevaks. Aga ma tahtsin veel seda öelda selle surma kohta, et võib-olla kaasaegse inimese suur teema on seoses surmaga ka just nimelt see, et milline on leinaprotsess, et see on jällegi olnud traditsiooniliselt selline rituaalne toiming, millel on oma ette nähtud aeg, kus see kestab. Ja kaasaegses kiires ühiskonnas me tihtipeale ei ela ega tööta sisemiselt leinaks vajalik protsesse nagu lõpuni läbi. Ja lein ei pruugi olla ainult lähedase surm, et leinaks võib olla ka lahkuminek, töökoha kaotus, lahutus. Et kui see maailm tõmbab meid nagu suure hooga nii-öelda rakkesse tagasi ja kui sõbrad kõrvalt ütlevad, et ära põe, et tee midagi toredat, eks ole, siis psühholoogilises plaanis sellega võib endale karuteene teha, et lein on hädavajalik protsess ja seal tuleb olla.
ja lein ei pea olema et mis selle pelgamise taga on? Selle pelgamise taga on ju tegelikult teatud tunded, millega ei taheta kokku puutuda. See on valu, kurbus, viha, ebaõiglus, kõik sellised süütunne. Et meil ei ole kahjuks sellist, koolis ju meil ei ole õppeainet, mille pealkiri oleks nagu tunded või tunnetega suhestumine. Meil ei ole niimoodi, et on okei, et klassitunnis ma tunnen mingit tunnet, et ma võin seda nagu vabalt väljendada, et ma võin nagu nutta ja seda vaadatakse või võetakse vastu kui täiesti loomulikku normaalset asja või et mul on mingisugune viis, kuidas ma saan viha välja elada niimoodi, et see on aktsepteeritud. Et ei ole seda, pigem neid tundeid ei lubata tunda ja ka psühhoteraapias siis tihtipeale läheb aega ja inimene teeb endaga päris palju tööd, et jõuda sinna maale, et üldse tunda. Nii et üks selline suur teema on ka see tunnete tundmise teema. Ja mul endal nüüd järgmine saade, mis siis lõpetab mingil määral selle siis ütleme selle ploki, esimese ploki, et tuleb siis sellest rännakumeetodist. Inglise keeles siis see The Journey, et ma käisin seal ise kuskil, mõtlen nüüd, võib-olla 4-5 aastat tagasi. Et see oli ka mingil määral siuke esimene kokkupuude või siuke nagu teadvustamine, et ennem seda, oledki mingil määral selles eluvoos aga seal ka huvitaval et see oli mingil määral seal koos selle, kas seda inimest, eks selle järgmises saates saab rohkem teada, aga et mingil määral koos selle inimesega tema nagu oskas nagu suunata nii see põgusalt nagu rääkida sellest rännakumeetodist, et seal üldjuhul siis see inimene, kes sind siis ka nagu terapeut, kes siis viib sind nagu nii-öelda kuidas see on siis juhitud meditatsiooni ja kui sul siis seal see oli hästi huvitav kogemus, et ma polnudki varem elus ka niiviisi nagu oma hingamisel nagu keskendunud ja kogu aeg oledki mingil määral oled nagu selles oma mingis mõttevoos või asjas ja siis ta huvitavalt ütles, et kui tuleb nagu mingi pilt või mingi mälestus või mingi tunne või mingi asi, et siis lihtsalt räägi mulle seda ja huvitav ka, mul tuli jube kiiresti tuli see, et pärast ta ütles ka, et mida hiljem inimesed, vanemas eas või inimesed sinna tulevad, et siis me oleme ennast ka rohkem kinni pannud või need tunded või traumaks võib seda ka nimetada, mis on kunagi juhtunud, et siis me oleme selle väga osavalt lihtsalt õppinud sellega lihtsalt elama. Ja mul ka elu, et ei ole nagu patt seda lugu nagu jagada ka, sest kellegi elu ei ole lihtne ja trauma, elu ongi mingil määral ongi nagu traumaatiline, et ei ole siuke linnulennult ei lähe, et mul ma olin mingi siuke, see igal see mälestus, mis mul tuli, ma olin kuskil siuke 8-9 aastane ja ma kuulsin, kuidas vanemad tülitsevad ja siis ma kuulsin, kuidas ema ütles isale, et äkki me ei peaks enam koos elama. Ja siuksele 8-9 aastasele lapsele, kes ka lihtsalt elab siukses lapseelu või vooseisundis, et sa oled harjunud, et maailm on nii, nagu ta on, et kord lähme sinna külla ja siis ema ja isa ja nii, ja siis kui üks hetk sulle elu ütleb, et enam ei ole nii, et siis see on niuke päris suur, mingil määral sa pead nagu kogu oma elu mingi, see muudab täiesti sinu siukest maailmatunnetust ja seda ja nii huvitav oli, kuidas tegelikult tuli kogu see emotsioon ja see nii-öelda see valu tuli välja, mida ma tundsin siis. Ja see oli mingil määral see oli nagu nii vabastav, et ma sain niiviisi 23-aastaselt, 22-aastaselt uuesti üle elada seda, mida ma tundsin tegelikult 8-aastaselt, 9-aastaselt, aga ma sain need asjad nagu uuesti nagu läbi mõelda enda jaoks niiviisi täiskasvanuna. Et kui sa oled laps, siis et nagu nägin neid asju, sa näed, loomulikult sa näed asju väga nagu enda keskselt. Ja et see oli mingil,
väga tänulik sellele inimesele ka, kes mind sinna suunas ja sealt ma tegelikult tekkiski see mõistmine, kui oluline on siis see trauma läbi töötamine, et see võib olla väga valus ja see oligi väga valus. Aga oluline on korraks on võib-olla nagu halb sõna, aga oluline on sinna kõige valusamasse kohta nagu vaadata, et muidu sa kannad seda omal terve elu kaasas ja võib-olla ei saa ka aru, kuidas see sind mõjutab. Ma siinkohal võib-olla natuke kommenteeriks, et see inimpsüühika on hästi õrn nähtus, millel võivad olla hästi tugevad kihistused või kaitsed peal. Et ühest küljest on see tänuvaart, et meil tänapäeval on niivõrd suur ligipääs erinevatele tehnikatele ja meetoditele, mille kaudu on inimestel võimalik oma nii-öelda hingeelu või sügavamaid kihistusi või teadvustamata osasid nagu kohtuda selle materjaliga, mis seal sees on, ükskõik kas need on mingisugused pildid, mis psüühikasse ilmuvad, mingisugused arhetüüpsed elemendid või kas või unenäo materjal. Aga teisest küljest ma tooksin sellise nagu näite, et kui me sellest maast juba rääkisime, eks ole, et selline tore film oli nagu Ad Astra Tähtede poole, ma ei tea, kas sa seda nägid? Ei ole näinud. Et seal on siis ka niimoodi, et üleüldiselt, kui me räägime, et kui me elame siin maa peal, siis inimestel on, eks ole, soov avastada ja minna liikuma. Me võime öelda, et ka niisuguse iseendaks saamise teekond on justkui see, et me lähme siit maa pealt kuskile kaugemale. Ja ühest küljest võib see väga vabastav tunne olla, kui me saame siit nagu minema. Et see kosmose avarus on ju niivõrd ahvatlev ja suur ja lai. Aga teisest küljest seal võib olla ka väga palju tundmatut. Ja tihtipeale nende erinevate teraapiavormide või meetodite või võimalustega kohtuda oma hingega läbi teadvuse muutunud seisundi on see, et see kosmos, mis meile avaneb, see võib olla avardav, vaimustav, elamusi pakkuv. Aga ta võib olla ka täiesti õõvastav, täiesti õudne, väga raske. Ja selles mõttes tasub nagu tähele panna ja ettevaatlik olla, et kui me ei tea, millega me sealt kohtume, ja üldiselt me ei tea, sest see on peidetud või teadvustamata osa, eks ole, siis mis must pärast saab? Et kas ma olen võimeline seda ära integreerima? Kas see, kes seda meetodit valdab, kas tema toetab mind, kui ma sellega silmitsi seisin, kas ta toob mu tagasi, kas ta ühendab mu ära selle maaga? Ehk piltlikult öeldes, kui ma lähen kosmosesse, kas mul on ühendus maaga pidevalt olemas selle teadliku või teadvuse poolega? Et kui see ühendus katkeb, eks ole, siis selle tulemus võibki olla see, et psüühika lõhestub või kaotab oma keskme. Ehk teiste sõnadega läheb hulluks, kui kõige lihtsamini öelda või katki. Ja selleks, et ise olla võimeline oma ressurssidega ennast väga sügavate, mida kaugemale kosmosesse me lähme või mida sügavamale siis me sisemaailma lähme, seda võiks siis öelda, seda segasemad, tundmatumad ja võib-olla ka kuratlikumad asjad võivad sealt hingest üles tulla. Et seda loota või uskuda, et meie siin lääne inimestena, kellel meil ei ole igapäevaselt sellist traditsiooni, mis meid vaimsusega nagu kannaks kaasas, et me oleme võimelised koormat kanda. Selle teadvuse taseme juures sellega silmitsi seisma, see oleks nagu ennatlik, et mina selles mõttes olen hästi ettevaatlik, ükskõik, olgu see siis aineline või siis mingi praktika, mille kaudu teadvuse muutunud seisundit minna kogema, et kas ma selle integreerin pärast ära või mitte. Ja selles mõttes ütleme, ka see analüütiline psühholoogia ta ei tee selliseid radikaalseid teadvuse muutunud käike või ei suuna või ei soovita inimesele, et nüüd me kindlasti võtame ette, viskame sulle nii-öelda silme ette sellise tohutu traumaatilise kogemuse. Et pigem analüütilises psühholoogias ja teraapias see, kuhu me lähme, selle dikteerib inimene ja sinna minek on aeglane, sellepärast see teraapia on ka pikaajaline. Et sinna minnakse samm-sammu haaval selles tempos, milles see inimene on valmis. Seda arvestades, kui palju tal on üldse ressursse, palju tal on teadlikkust, palju tal on valmidust.
ja üldjuhul see teraapia esimene osa võib-olla seisneb üldse selles, et luua selline usaldusväärne suhe, milles inimene usaldab üldse oma avamist teisele inimesele ja siis see avamine toimub, isegi kui on, kõige klassikalisem asi on analüütilises psühholoogias, mille juures me teadvustamata materjaliga kokku puutume, on seesama unenägude sisuga kokkupuutumine. Ja seal ka, ega see interpreteerimine ei käi niimoodi prauhti, et see nüüd tähendab seda ja vot nüüd on nii, on ju. Et pigem on see selline, ma olen vahel rääkinud sellest unenägude nägemisest, kui võtame selle sama maa ja kosmose metafoori, et kui ma maa pealt, mulle antakse ette nagu piksilm, et siis unenägu võiks olla nagu piksilm, millega ma näen 1, 2, 3, 4, 5, 6, et mulle näidatakse kosmosesse erinevaid asju. Mm-hmm. Ja see on nüüd unenägu, et see on selline mõnes mõttes kaoseline asi, aga mu mõistus, mu teadlik pool kuidagi nad ühendab ära, aga sellest ühendusest on vähe kasu, sest et see kõik on segane. Ja see, mida analüütiline psühholoogia või ka siis psühhoteraapias saab teha, on see, et amplifitseerida või võtta erinevatel tasanditel lahti võimalikud teed, et see ühendus muutuks tähenduslikuks. Ja kui inimene seda ise teeb, mitte mina ei tee terapeudina, vaid inimene selle tähenduse sinna seob ja tal mingi efekt tuleb, siis läbi selle nüüd tugevama ühenduse või tähenduse, ta võib selle nähtava järgi mõista nüüd seda, mis tema endaga toimub või mis ta ise on. Mm-hmm. Ja sellisel puhul, eks ole, selline unenäoga suhestumine ja selle lahti tegemine ei kahjusta inimest. See ei ole see, et ma olen nüüd psüühikas võtnud mingi sellise kihistuse lahti, mis on ähvardav või ohtlik, isegi kui tegemist on õudusunenäoga. Pigem vastupidi, selline ühenduste loomine ja amplifitseerimine ja tähenduse tekke inimese psüühikas pigem rahustab teda. See on parem seisund kui see, kui ma olen näinud õudusunenägu ja ma ei tea, mis see tähendab ja ma tunnen ainult hirmu, ma tunnen ainult teatud tundeid. Mm-hmm. Nii et see on nagu üks näide unenägu, aga tegelikult on veel palju teisi, eks ole, osiseid, mis selles teraapia käigus hakkavad üles tulema ja ei ole niimoodi, et psüühikasse võib justkui nagu sisse raiuda ükskõik mis hinnaga sellel eesmärgil, et et nüüd me saame tohutult vaimseks või et me tohutult lahendame midagi ära. Et see lahendamine on aeglane protsess, selleks peab olema ressurssi, julgust ja peab olema ka sellist mõnes mõttes, ja see on see, mida terapeut saab pakkuda, et teatud tugi, et inimene ei ole oma protsessis hüljatud ega üksi jäetud, et ta teab, et tal on alati nagu mingisugune tugipunkt, kus ta on reaalsusega kontaktis ja kus ta on olemas. Et tihtipeale paljudel sellistel tänapäeval pakutavatel väga kihvtidel meetoditel, mis annavad väga võimsa elamuse või tugeva nagu pildi sellest, mis psüühikas toimub või ka mis minevikus on toimunud. Et minu kriitiline küsimus on, aga mis saab pärast seda kogemust? Et mis saab järgmise nädala, poole aasta pärast, et kas ma selle kogemuse nagu suudan ära integreerida ja kes vastutab selle integreerimise eest. Mm-hmm. Üldjuhul on nii, et kui ma näiteks tarbin tundmatut ainet, mis on kuskilt Lõuna-Ameerikast, mis toob mulle teadvuse muutunud seisundi ja ma näen ja taipan mingeid asju, siis see efekt võib olla väga võimas, aga ka väga võimast efekti integreerida selle tavaolekuga, argiteadvusega võib olla väga keerukas. Ja selle tagajärjed võivad olla ka, jällegi teistpidi ohtlikud, et me psüühika võib koost ära laguneda, kui ta ei ole võimeline seda koos hoidma. Ja seda me ei tea ette. Mm-hmm. Et see on see, minu kommentaar sellele. Mm-hmm. Jah, see on, ma arvan, ma olen väga nõus, et neid asju tuleb võtta ja et täna meil ongi see, et tulemust on vaja nagu kohe ja hästi kiiresti mm-hmm. ja võib-olla, mis mul ringi või selle saate üks eesmärk on ka võib-olla pigem pakkuda praktilist väärtust, aga mis ma ka kuulsin ühelt mehelt, ühelt targalt mehelt, tema ütles, et täna ka inimesed hästi palju tegelikult pendeldavad erinevate
kas siis ma ei tea, praktikate või asjade vahel ja võib-olla see põhjus ongi seda, et otsitakse seda auhinda või seda tulemust nagu kohe, aga nagu sa ütlesid, need asjad võtavad väga, väga pikka aega, et see tee iseendani ei juhtu siin, kuulad saate ära ja nii ongi, vaid et see on terve elu ja arhetüüpne astroloogia, millega mina tegelen, on väga tugevalt seotud jungiaanlusega. Kui soovid ise astuda sammu astroloogia poole, siis ma olen just valmis saanud eestikeelse astroloogia tarkvara nimega Astrotark. Seda on nii arvutist kui mobiilist mugav kasutada. astrotark.ee, seal saad vaadata enda sünnikaardi kirjeldusi, saad vaadata, millised planetaarsed mõjutused sul hetkel aktiivsed on, saad vaadata maailma horoskoopi ja saad ka muidugi siis enda lähedaste inimeste sünnikaarte vaadata. Lisaks, kui soovid sellist põhjalikumat ja terviklikumat ülevaadet enda sünnikaardist, siis saad sünnikaardi konsultatsioonile registreerida minu kodulehel rikoveskiväli.com ja head kuulamist. Et ma arvan, et kui meil oleks piisavalt küps kultuur, kus on olemas psühholoogilises plaanis ka kasvatuslikult nagu need elemendid, kus inimesed oma psüühika erinevate oluliste komponentidega on suhestatud, olgu nendeks siis mõtted, tunded, aistingud, intuitiivne pool, siis võib-olla ei oleks üldse psühhoteraapiat vaja. Et ideaalis ju inimene võiks olla võimeline ise ennast reguleerima, ise ennast kasvatama, kui ta on juba täiskasvanuks saanud. Ja ka kogukond võiks olla selline, mis seda protsessi nagu toetab ja hoiab, et mõnes mõttes see töö, või see, keda psühhoterapeut täna esindab, sellist teatavat konteinerit või hoidjat või kaasaskäijat, et seda loomulikus maailmas võiks esindada ju inimene ja tema kogukond. Aga paraku tänapäeval, meil ei ole sellist kultuuri enamasti ja õnnelikud on need pered, kes võimaldavad seda ja ma arvan, et sellistel inimestel, sellistest peredest ei ole ka otseselt psühhoteraapiat nagu vaja. Iseasi, teine pool on see, mida siis ka analüütiline psühholoogia esindab, et psühhoteraapia ei pea olema ainult nagu probleemipõhine, vaid see võib olla ka selline arengu taustaga, et inimesed võivad täna tulla ka teraapiasse ja kohati ka tulevad just nimelt selle mõttega, et saada kontakti iseendaga, mõista ennast, Jungi mõiste järgi siis individueeruda, saada selleks terviklikumaks endaks. Aga selleks ei pea olema ainus võimalus, eks ole, selline jungiaanlik teraapia, eks ole, sellist asja võib inimene teha ka mis tahes teise praktika või kunsti läbi. Et paljudes kultuurides selleks oligi näiteks see nii-öelda võitluskunst või mingi muu kunsti või religiooni praktika vorm, eks ole, milles sa saad kontakti ja lood seda tervikut ja oled ühenduses oma hingega ja võib-olla ka mõne kõrgema jõuga. Et lihtsalt kaasaegses ühiskonnas selle asendajaks on mingil moel psühhoteraapia ja muidugi teraapiaid on erinevad, et iga teraapia nagu kindlasti ei täida neid ülesandeid päris selliselt kõikides nendes dimensioonides, mida ma nimetasin, et tõesti, nagu ma ütlesin, ka mina, kui ma õppisin psühholoogiat, siis põhivoolupsühholoogia on orienteeritud inimese käitumisele, aga mitte selle... mitte ainult behaviorism, seal on igasuguseid erinevaid koolkondi, aga jungiaanina, mul ei ole endal küll vähimatki kahtlust, et inimese psüühikal on olemas veel mitte otseselt kättesaadav varjatum pool, mida me siis nimetame teadvustamatuks ja selle taga olevaks veel kollektiivseks teadvustamatuks. Et inimesel on olemas vari, mida ta eitab või millega ta kontakti ei taha saada, aga millega kontakti saamine ja töö tegemine peidab endast tohutut potentsiaali nii küpsemiseks, integreerimiseks kui ka elus enda teostamiseks, kui ka inimestega ühiskonnas läbisaamiseks, nii et täna me näeme ka seda, kuidas väga paljud ühiskondlikud liikumised või grupid on vastandmärgiliselt polariseerunud niimoodi, et tegelikult oma varju ei nähta, vaid seda projitseeritakse ainult teistele. Et see vari ongi nähtav ainult läbi
läbi teise grupi, keda me siis nagu välistame või vihkame või siis peame valeks. Ja tuligi see varju mõiste sisse, et Moonikaga ka rääkisime, aga ütleme, võib-olla mõni inimene kuuleb üldse esimest korda, et vari kui varjuna, mis tekib siis esemetele, kui valgus paistab peale, sinna tekib vari, aga räägi sellest varju kontseptsioonist lähemalt. No varju käsitletakse, on võimalik vaadata väga erinevatel tasandilt. Kõige klassikalisem käsitlus on selline persona ja vari. Et persona kui siis selline mask, mida me nagu esitleme, kelleks me ennast peame ja millena meid teatakse. Ja mille pealt me nagu käitume ja teeme selliseid justkui ratsionaalseid otsuseid. Ja siis see vari, mis jääb siis kõige selle maski taha, mis on küll olemas meie isiksuses, aga mida me ei taha tunnistada või välja näidata või mida me pelgame või häbeneme või mida me lükkame tagasi. Et kõik see, mis ei sobi ühiskonda või suhtlusesse, mis on justkui tagasi lükatud või välja tõrjutud. Aga ta ei kao kuhugi. Et psüühika on tervik selles mõttes, et me ei saa midagi, mis meis on, mida me ei näita välja, ega see ei ole selle tõttu ära kadunud. Et kui see on nagu väike laps tõmbab teki üle pea, ja sa arvad, et maailm on kadunud. Aga tegelikult ei ole maailm kadunud, et see varjuga on samamoodi, et ta eksisteerib. Et pigem on nagu küsimus, kas me saame temaga ühendust ja millal ja kuidas. Et see vari on siis see nii-öelda tumedam pool isiksusest. Et see on nagu üks kõige lihtsustatum viis varju vaadata. Aga kuna mul hetkel ka selline varjukursus siin on olnud sellel sügisel 10 korraga järgmisel nädalasega lõpeb, et siis varju aspekte on väga palju, et me oleme vaadanud seda varju ka kollektiivsel tasandil, kuidas ühiskondlikud ja grupid projitseerivad oma varju teistele, kuidas see vari on lähisuhtes, kuidas me näiteks klassikalises sellises peretülis me süüdistame teist inimest, aga kui neutraalne vaataja kõrvalt vaatab, tihti võib-olla pereteraapias see moment on, ema-isa tulevad kokku ja kõigepealt valavad oma erimeelsused välja läbi süüdistamise, siis ühel hetkel tuleb välja, et see, milles ma seda teist inimest süüdistan, et mul on endal selle sama asjaga nagu tegelikult teema või ma olen ise varjanud seda asja või ma ise olen niimoodi käitunud. Ja seda sama teevad siis grupid või ühiskondlikud liikumised või ka rahvused, kultuurid, et meil kõigil on oma vari. Ja kolmas mõõde on siis võib-olla selline arhetüüpne vari või mis läheb siis otsapidi ka kurjuseni, mida siis Jung on uurinud läbi selle Hiobi raamatu, mille tutvustus meil ka siin oli. Ja nii, et neid mõõtmeid on palju. Ja ennem veel tuli ka, rääkisime integreerimisest ja siis ütleme, et kuidas siis varju integreerida, et sa ütleme, et üksed või ütleme, et kui sa üksed teadvustad oma varju, aga need sammud sealt edasi. Et varju integreerimine ei ole sugugi lihtne, et selle võib-olla esimene väike samm on see, kui ma hakkan seda üldse märkama või teadvustama, et ma ei peta iseennast ära või ma ei põgene selle varju eest, vaid et ma hakkan oma nõrku kohti või ebameeldivaid külgi aktsepteerima vastu, et ma suudan nendele otsa vaadata. Et jällegi hiljuti oli siin Artise kinos oli film, see oli vist Taani film, oli Ärtu emand, mis rääkis siis ühest perest, kuhu siis tuli nagu isa poeg, aga naine oli siis nagu uus naine. Ja siis selle uue naise ja poja vahel tekkis selline armusuhe. Naine ise oli siis, ma ei tea, prokurör, kes lahendas siis lastekaitse asju või igasuguseid selliseid halbu lugusid, mis olid seotud lastega. Ja siis ühel hetkel see naine ei suutnud, hakkas seda afääri nagu kinni mätsima. Aga poiss tahtis selle nagu ausalt ära rääkida ja rääkiski nagu isale ära. Ja siis selle naise mõjuvõim ja tema amet, see surve, mis tal ka ameti poolt oli, ei võimaldanud tal nagu endale tunnistada, et ta on siin, ja see poiss oli muidugi alaealine ka, et seal oli selline kriminaalse seadusandluse probleem ka. Ja kuna ta seda omaks ei võtnud, vaid ta mängis selle nagu poisi süüdi,
siis see poiss loomulikult langes tugevasse depressiooni ja siis seal filmi lõpus tuli ka uudis, et ta oli sooritanud enesetapu. Et miks ma sellest räägin, on see, et see on ehe näide sellest, kuidas see naine ei suutnud oma varju, ehk siis neid varjulisi teemasid ja asju integreerida. Ja miks ta seda ei suutnud, oli ühest küljest loomulikult võib-olla tema isiksus ja see lugu, ta oli päris selline tugeva karakteriga isiksus, et mida tugevam on isiksus, seda vähem on seal paindlikkus, seda vähem on tõenäosust, et inimene ikkagi on valmis ja võimeline vaatama oma varjulistele külgedele otsa. Ja teine asi, see siuke ühiskondlik või selle prokuröri rolli surve. Mm-hmm. Prokurörina ta ei saanud kuidagi olla, see oleks hävitanud kogu tema selle teadliku poole, ehk siis selle maski, selle persona. Ta oleks jäänud ilma oma ametist ja nii edasi. Ja see sundis teda siis tegema sellise käigu, et ta mitte ei vaadanud silmitsi oma varjuga ega ei integreerinud seda sellega tunnistades, vaid mängis selle teise poisi süüdi, mis tähendab seda, et tegelikult see energia või see nii-öelda, kui me julgeme seda nimetada nagu patuks, mis tema hinge peale jäi või karmavõlg, et see tegelikult suurenes ja see film küll lõppes ära, aga me võime arvata, et ühel hetkel see vari hakkab teda kimbutama uuesti. Mm-hmm. Et see oli siis selline väike näide. Mm-hmm. Aga võib-olla kui sellest kollektiivsest varjust rääkida, et kui siin esimest saatest tuli juttu ka, et Jung on ka seda öelnud, et see oli ka ja Jung, et kollektiivne siis või varju kollektiivne väljatulek on siis sõda. Aga ma ei tea, kui paika see muidugi peab, aga võib-olla siis seda kollektiivse varju temaatikat avada, et mis meil, kui need asju nagu raske nagu näha on ju, aga võib-olla, miks ma nagu siitpoolt nagu lähenen ka, et sellist nagu individuaalset varju nagu et see on nagu võib-olla liiga nagu individuaalne või isiklik, aga võib-olla niiviisi kollektiivi on nagu lihtsam analüüsida. No kollektiivne vari, ma arvan, me võime siin kohe nagu eestlased ette võtta, kes me oleme, et siis ma olen aus iseendaga ka, on ju. Et me võime mõelda, et mis on meie kui rahvuse nagu varjuküljed, et mida me ei tunnista endas, mida me lükkame tagasi, mida me eitame, mille osas me süüdistame teisi. Kes need süüdlased on ju? Mis need meie patud on? Ükskõik, kas me vaatame sajandeid tagasi orjapõlve, kas me vaatame iseseisvusaega esimesest iseseisvusest, vaatame nõukogude aega, vaatame praegu. Et ma arvan, et igal ajastul meil on tekkinud teatud kihistus sinna varju, mida me siis võib-olla projitseerime või elame välja mingil moel. Et üks küsimus, mis ka sellistest suurtest teostest nagu Tõde ja õigus ja meie sellisest praegusest võib-olla kohati isegi töönarkomaaniani ulatuvast nagu töökusest nagu peegeldub, ongi see, et meil on ilmselt vaja justkui kogu aeg tõestada seda, et me ei ole orjad või et me suudame olla midagi enamat, me suudame olla ka nagu mõisnikud, teenida võib-olla sama palju raha. Aga paradoksaalsel moel, eks ole, seda sellisel viisil tehes, mitte teadvustamata seda, mis haav seal hinges on, me mõnes mõttes nagu orjame edasi. Ja teeme iseendale ka karuteenet, eks ole, see oleks võib-olla üks näide. Teine klassikaline teema on nagu alati viha. Et kui me kedagi vihkame või mingit teist rahvusgruppi vihkame, siis seal on ilmselt mingisugune konflikt või trauma all on ju. Ja ilmselt me omistame sellele teisele grupile siis mingisuguse sellise ebaõiglase või vägagi subjektiivse nagu ja üldistava oleku. Ma ei hakka rahvuseid nimetama, kellele me seda teeme, me teame väga hästi, kes need võivad olla. Ja teine küsimus on, et tark oleks siis sellisel puhul nagu vaadata, et aga see, mis ma nüüd välja ütlesin või milles ma nüüd, et kuidas mul endal selle asjaga on. Ja mul on tegelikult üks sükene tore idee, näiteks sellest, sa küsisid ka varjutöö kohta, et mismoodi see võiks siis välja näha. Ja vot see on nüüd seesama võib-olla selle Ärtu emanda küsimus ka, et kas me
kas me oleme niivõrd küpsed, niivõrd kultuursed, niivõrd teadlikud, niivõrd valmis, et me suudaksime midagi sellist teha. Mis oleks võib-olla tõeline läbimurre, et kui inimene midagi sellist teeb, siis ilmselt ta on teine inimene, ta on teatava initsiatsiooni läbi teinud, ta on küps. Aga nüüd minu küsimus on, kas me suudaksime rahvusena teha midagi sellist. Ja see, millest ma nüüd räägin, on üks selline tore idee. Et eestlased on väga kuulsad oma laulva revolutsiooni ka maailmas, et sellest meil on toredad ka reklaamklipid ja me müüme seda kui sellist võimast värki, millega me saime oma iseseisvuse. Ja ka mina mäletan neid aegu, ma ei olnud küll lauluväljakul, aga Balti ketis ma käisin ja muidugi ma tean seda tunnet ja ma tean ka seda, et kui Koit tuleb kuskilt televiisorist, siis see võtab nagu võimust, et tekivad nagu tunded. Mm-hmm. Et see, mis sealt toimus, oli, eks ole, suur asi, suur läbimurre. Aga mis oleks, kui eestlased praegu, võib-olla 2020-2021, koguneksid samasuguses hulgas 100 000 inimest lauluväljakul, mis oleks tööst vaba päev tervele rahvale, kuhu tullakse ka peredega. Ja kus kogu päeva sisu on see, et need inimesed, kes meil on võimelised juhtima, ütleme siis suuremat gruppi inimest, ükskõik kas selleks on dirigendid, kas selleks on mõni näitleja, kes meil on siin mõned näitlejad pidanud väga vägevaid kõnesid, mis võib-olla on pannud inimesi mõtlema. Kas selleks on mõned inimesed, kes on teinud, tunnevad ka sellist meie enda juuri, meie traditsioone, võib-olla natukene ka sellist seda hingemaailma, millest me siin oleme rääkinud, mis võib-olla puudutab seda transpersonaalset sfääri. Kui meil on olemas sellised poliitikuid, kes veel ei ole masinaks muutunud ja kellel on kontakt teatava inimlikkuse ja enese ja ligimesega. Ja võib-olla neid tegelasi on veel, ka sportlasi ja nii edasi. Et see päev on üles ehitatud nõnda, et seal tehakse nii-öelda rituaalseid toiminguid või siis selliseid initsieerivaid momente, ükskõik kas selleks on, nagu meil on jaanipäev. Jaanipäev on alati traditsioonis olnud tegelikult püha, millel on oma eesmärk, mis on teatud initsiatsioon, millega nagu kas siis tänatakse või palutakse või et sellel on mingi mõte. Tseremoonia. Jah, mitte see ei ole joomaläbu, eks ole, kus me pärast nagu lihtsalt oleme pilditud, on ju. Ja kui teha sellist asja ja selle sisu või mõte on see, et eestlased, ja võib-olla see võiks olla siis promotud ka üle maailma, nii nagu on, et teeme ära, sai alguse väiksest asjast, et see võiks olla nagu selline maailmale esimene märk, millest võiks saada jada, et ka teised riigid suudaksid sellist asja teha. Ja see nüüd, mis ma nüüd ütlen, on see, mida võiks siis teha. Võiks teha ära sellise varjutöö. Ehk siis üle maailma ülekantult seesama 100 000 inimest, ükskõik millises vormis, sellele tuleb võib-olla ajurünnata veel, kuidas seda võiks teha. Me vabandame kõikide nende asjade eest. Me ei süüdista mitte kedagi, me ei heida mitte kellelegi ette, me ei tooda ühtegi projektsiooni juurde, vaid me lihtsalt vabandame kõikide nende asjade eest, mis me ajaloos oleme teinud iseendale, oma ligimesele, oma naabritele, kõigile ideoloogiatele, mis iganes asjadele. Et ma tegelikult vaatan silmitsi oma selle varjulise materjaliga ja ma mitte ainult ei ole silmitsi, vaid ma ühendan ennast sellega ära ja ma palun andestust kõigilt nendelt, kes kuidagi on selle tõttu saanud haiget. Et see oleks suur varjutöö. Ma eeldan, et täna meie ühiskond ei ole selliseks käiguks veel valmis. Sest et inimestel on teised huvid kui töö oma varjuga. Pigem on ikkagi see, kus nii-öelda pigem egokeskselt püütakse
ikkagi juurde saada, et meie enda need kompleksid, see valu on ju, vajab nagu täitmist või kompenseerimist, et me ei saa olla silmitsi oma selle valuga, vaid me tahame seda täita. Ja täita muidugi millegi arvelt, eks ole, et see ei ole niisama, on ju. Ja selle hinda me näeme täna just nimelt seeläbi, et milline on meie rahvuse või ka meie riigi kodanike vaimne tervis. Et see ei ole kiit. Rääkimata vaimsusest, eks ole. Meil on ka tohutu tung vaimsuse suunas. Inimesed täna otsivad järjest rohkem ühendust. Aga kas me sellega nagu ka kuhugi liigume või see muutub selliseks tarbimise üheks fetišismiks, eks ole? See on ise küsimus. Aga see on niisugune huvitav mõte, mis mul ühel päeval pähe tuli, on ju, et see oleks vägev käik ja võib-olla see võiks olla see nii-öelda kunagi räägitud Eesti Nokia, et nii nagu meil on tehtud ära koristustalgud, mis muutusid maailma, et täpselt samamoodi me võiks teha oma hingekoristuse talgud läbi ühe sellise suure žesti, mis oleks suur märk, kui ikka 10 rahvast on koos ja korraga palub andeks, siis ka kõik see selline eeldatav energeetiline või väeelement, ma arvan, et on juba piisavalt tugev. Et täna juba tehakse teatud ühispalvusi ja asju, aga ma arvan, et laulev revolutsioon tõestas, kui tugev võib olla ühe rahvuse nagu hääl. Et miks mitte ta ei võiks siis olla ka sellises vormis. Aga need on minu unistused ja fantaasiad, et selle reaalseks teeb ikkagi see, kas inimesed on valmis tulema millegi suurema nimel kohale ja vaatama iseenda valulistesse punktidesse või me vajame veel aega selleks, et oma isiklikke ja kollektiivseid valusid ja komplekse täita mingisuguse materjaliga kellegi teise arvelt. Muide, sellest on kirjutanud ka meie haavadest, on kirjutanud väga hea artikli Ants Parktal paar aastat tagasi vist akadeemiast, kui ma ei eksi, või oli see Vikerkaar. Ilmselt Vikerkaar ikkagi. Ja mulle see mõte väga meeldis. Ma olen siin mõelnud, palju on viimasel ajal käideldud ka kogu kliimatemaatika, et mingil määral siis inimtegevuse tõttu siis see nii-öelda emake maa siis kannatab ja need märke vaikselt on näha, et ma olen mõelnud, et ehk on see, mis inimesi kokku toob, on ka see mingil määral siis see, et üks, et see emake maa on nii palju haiget saanud, et sa lihtsalt, et see on nagu nii ilmne, et sa pead tema ees vabandama. Ma olen suga täitsa nõus. Aga nagu me näeme, mõned siin astuvad kliimaleppest välja ja et ega see ei ole lihtne, et see on jah huvitav, et inimese puhul on võimalik, et ta ühel hetkel annab ära võimaluse juhtida ise oma hinge. Või mis ise, niivõrd kuivõrd see on võimalik, ega siis absoluutses mõttes Jumal teab, kes seda hinge juhib ja meie elusaatusi, aga kas või selles mõttes, et just nimelt, et kui meil on mingisugused, et selleks peab tundma nagu riikide ja kultuuride ajalugu, et mõista, miks nii või naa käitutakse. Võtame kas või suured Venemaa, Hiina ja USA, eks ole, et kust on see tulnud, eks ole, et käitutakse nii või teisiti. Et see on muidugi eraldi teema, seda pikalt nagu analüüsima hakata, aga ma tahan öelda see, et minu jaoks ei ole see üllatus ega ebaloogiline, et nende riikide juhtkond nii või naamoodi käitub, sest et kui me võtame lahti seda kui sellist kollektiivset psüühet või seda, et siis me on ju teada, eks ole, millised on ühe või teise riigi haavad, millised on ühe või teise riigi kuriteod, millised on ühe või teise riigi või rahvuse või kultuuri väärtused parasjagu ja milline on nende võimekus suhestuda teine teisega. Ja kui sa siin mainisid ennem nagu sõda, on ju, siis teatud nende eeltingimuste puhul sõda on nagu vältimatu. Ükskõik, kas ta tuleb siis vastuolust teisega või siis sisemisest vastuolust. See on seesama, et kui me tuleme jälle indiviidi tasandile,
et teatud puhkudel on psüühiline probleem või häire nagu vältimatu. Ja see võib tuleneda sellest, et inimese ja keskkonna vahel või inimese ja kultuuri vahel või inimsuhete vahel on mingisugused käärid või probleemid või raskused. Aga see võib tuleneda ka sellest, et inimese enda hinges on sellised vastuolud, mis on siis lahendamata või mida inimene ei taha näha, mis on liiga valusad, et nendega tööd teha. Ja me võime küsida eestlastena, et kas meie haavad on täna veel sellised, veel nii tugevalt valusad, et me sinna ei vaata. Et see sama põgenemise motiiv ja surmaga mitte silmitsi seismise motiiv on ju endiselt elus, et me oleme niivõrd tohutult tormavalt tahame olla hõivatud kõige muuga, mitte sellega, et suhestuda ja elada läbi need läbitöötamata haavad, mis meil on. Ja see on ka põhjus, miks enamus inimesi sellisesse süvateraapiasse, pikaajalisse psühhoteraapiasse ei tule, sest nad ei taha ja neil ei ole aega tegeleda oma hingega. Mm-hmm. Ja keegi ei saa neile seda ette heita. Mm-hmm. Ja mul siin tekkis see, kui rääkisid surmaga silmitsi seismisest, et siis mul lihtsalt tekkis mõte, et kui asjad samamoodi edasi lähevad, ütleme, siin on need 30 aastat, 50 aastat, et me peame oma käitumist siis muutma just selle nagu planeedi suhtes seda jälge, mis me jätame, muidu me seisame silmitsi siis planeedi surmaga. Et võib-olla see on ka mingil määral see surmaga silmitsi seismine on ka mingil määral hea asi, sest see toob inimesed teadlikuks. No on ju selge, et kõik tsivilisatsioonid, mida me seni teame, on oma lõpu saanud. Et ilmselgelt saab ka see, eks ole, lihtsalt küsimus, et mis siis asemele tuleb ja kas tuleb, on ju. Et kas me seekord oleme ületanud mingi sellise kriitilise piiri, mida see planeet enam nagu välja ei kanna. Ja selle vastust mina ei tea. Mm-hmm. Aga mõtlesin võib-olla veel puudutada emotsioonide teemat, et üldjuhul kui mingi, ütleme, et kui see teadustamata osa või vari või igapäevaelus või mingites situatsioonides välja tuleb, siis ikkagi see esimene nii-öelda siis märguanne või see asi, mis me tunneme, on ikkagi mingi emotsioon, et võib võtta lihtne näide, et abikaasa või keegi ütleb sulle midagi, mis sulle ei meeldi ja siis sul mõnikord ise tunnen, et mõni emotsioon tekib nagu siia südas, mõni tekib siia kurku, aga see on see siuke esimene näide, et nüüd mul nagu, kuidas ma ütlen, et see kas siis sobib mulle see situatsioon või ta ei sobi. Et ja üldjuhul siis sellele emotsioonile siis järgneb siis selline mentaalne osa või mõtted, mis siis proovivad hakata siis selle emotsiooniga siis tegelema. Kui ta on siis asi, mis ei meeldi, siis sa proovid seda hakata kuidagi enda jaoks nagu meeldivaks looma või proovid seda teist inimest siis kuidagi suunama hakata. Aga just need emotsioonid, et kuidas siis emotsioonidega nii-öelda toimetada. Et see, mis sa kirjeldasid, see, kuidas mõtted tulevad emotsioonidele juurde, et selge on see, et psüühikal on omad meetodid, kuidas ennast kaitsta emotsioonide eest. Ja üks pool on siis see ratsionaalne pool, et need kaitsemehhanisme, mis ratsionaalset poolt esindavad, on mitmeid. Näiteks eitus, ratsionaliseerimine, et on teisigi veel. Aga ma tahaks meelde tuletada seda, et emotsioonid ei ole ainult lihtsalt justkui emotsioonid, et mis nagu kuidagi tulevad. Et nad on ikkagi väga tihedalt seotud sellega, milliseks isiksuseks me oleme nagu kujunenud. Ja need emotsionaalsed tendentsid või reaktsioonidele, et kuidas me reageerime mingil olukorral, et need on ikkagi baasemotsioonid või baasreaktsioonid kujunevad ikkagi välja nendes baasolukordades, mis meil on võib-olla isegi sellest ajast, mida me ei mäleta, nii varajastest lapsepõlvest. Ja need ei olnud ju meie enda teha, et ega mina ei saanud ju valida seda, et kas mu ema
oli mulle alla 1-aastasena nagu igal hetkel, kus ma teda vajasin, piisavalt olemas või ta ei saanud tulla või et emal oli endal mingi probleem või stress või ärevus, eks ole, et ja paratamatult sellest puudujäägist või ülejäägist, mis meil inimsuhetes on olnud ja nendega toime tuleks, sest et väike laps, tal on need baasemotsioonid, millega ta väljendab tegelikult oma vajadusi. Ja küsimus on selles, kas need vajadused saavad rahuldatud või ei saa. Ja nendest rahuldatusest või rahuldamatusest kujunevad välja teatavad mustrid ja nende mustrite peale ka vastavad emotsionaalsed reaktsioonid, ehk siis see on see, kuidas kujuneb välja ka kompleks, millest ma saan aru, te Monikaga rääkisite. Ja mõnes mõttes need nii-öelda automaatreaktsioonid, et kompleks on ikkagi suhteliselt autonoomne, et meil on selliseid emotsionaalseid reaktsioone igapäevasituatsioonides, mis on adekvaatsed ja olukorrapõhised. Aga on sellised, mis meile endile ka võib-olla tunduvad, et nad ei ole nagu adekvaatsed. Miks see emotsioon nagu nii intensiivne või tugev on, mis siis viitab sellele kompleksile. Et ma arvan, et esimene oluline punkt on aru saada, kas see emotsioon selles olukorras on adekvaatne või ta on adekvaatne ka, aga ta on selline kompleksipõhine. Et tegelikult emotsioonid ei ole mingid pahad ega valed asjad. Need on loomulikud meie psüühikaga kaasas käivad nähtused, mis on vajalikud selleks, et orienteeruda, suhestuda, aduda, kas olukord on, saada aru, kas olukord on ellujäämiseks, mida tegema peab. Et viha on vaja selleks, et võidelda olukorras, kus elu on ohus. Et neid erinevaid tundeid, eks ole, kurbus on vajalik selleks, et leinaprotsessi läbi elada. Muidu kui me ei saa kurbust tunda, siis nagu ma täna varem vihjasin, siis see lein jääb poolikuks, eks ole, meil on vaja seda tunda. Nii et mina suhtuksin emotsioonidesse nagu palju jaatavamalt ja positiivsemalt, kui siin viimasel ajal palju räägitakse, et need emotsioonid tuleb kuidagi ära tulistada või pihustada, et oluline on muidugi see, et kui emotsioon on niivõrd intensiivne, et ta nagu segab mu toimetulekut, siis see nii-öelda mindfulnessi pool, mis räägib sellest, et oma emotsioonidest tulla teadvale, märgata, mitte lihtsalt ollagi selles automaatses ülevõtmises kaasas, vaid ärgata selle sees. Siis selles mõttes minu arvates see mindfulnessi pool on nagu vägagi toetav ja võimaldab meil nagu aru saada, mis meiega toimub siis, kui me nagu tundeid tunneme. Aga kui rääkida nüüd, et mis toimub, siis peaks vaatama nagu igat konkreetset juhtu nagu eraldi ja see on võib-olla niisugune pikem eraldi teema. Jah, mul just kevadel siin samas, kus me saadet lindistame EBS-is, siis lõpetasin kooli, ma vaatan esimesel kursusel üks kursaõde kutsus mind siis siia üliõpilasesindus üritusi korraldama. Ja ma mäletan nii hästi, see oli ka, ütleme, just tollel hetkel ma ka mingil määral siis proovisin hakata rohkem märkama seda, kuidas ma siis, mis emotsioonid mul tekivad siis situatsioonide peale, mis mul elus siis nagu avalduvad. Ja ma mäletan, kui ta kutsus mind sinna üliõpilase esindusse, siis mu see esmane emotsioon oli see, et muidugi kui sa inimesega räägid, siis sa ütled talle, et jaa, et ma mõtlen selle peale ja sa ei ütle talle, et ei, et ma ei taha seda teha. Aga sees mul oli juba see nii-öelda, ma tundsin, kuidas mul hakkas juba energia nagu kinni jääma. Energia on niisugune umbmäärane mõiste, aga see emotsioon, et ma ei taha seda. Ja huvitaval kombel siis kõndisin tööle ja siis vahelt enne, kui ma tööle jõudsin, siis mul toimus selline ahaa-moment, et ma sain aru, kui ma tulin teada selleks, et kuidas ma reageerisin selle peale. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et kus see tuleb, et mul tekkis siuke emotsioon selle peale ja siis ma hakkasin vaatama, kuidas ma nagu ütleme, kuidas ma eelnevalt olen elanud, et siis keskkoolis või näiteks põhikoolis ma ikkagi olin alati pigem siuke nagu tagasihoidlik või ei tahtnud nagu võtta sellist vastutust või kuidas, võib nii öelda. Aga nii huvitav oli tulla nagu sellest momendist nagu teadlikuks, et ma nagu nägin seda, et ma reageerisin nii ja siis ma otsustasin teha nagu täpselt nagu vastupidist. Et ma mõtlesin,
et see tegelikult, et see emotsioon on ka mingil määral niisugune nagu kuidas ma ise seda näen, et see on need on mul need eelnevad kogemused või see mingi, need on kuhugi salvestunud mul, mis mul varem on olnud ja mul on mingi pilt endast, kes ma arvan, kes ma nagu olen, aga tolles momendis ma sain aru, et see pilt tegelikult ju ei pea ju olema selline, ja see oli mingil määral see oli nagu nii vabastav, et ega lihtne ei ole teha ka seda asja täpselt vastupidiselt, mida su emotsioon sulle ütleb. Et see näide on praegu väga hea näide, sest et selles näites on siin ju väga mitu asja. Et ühest küljest sa alustasid nagu emotsioonist, siis tegelikult tuli sul sinna juurde ju veel selline nii-öelda kõhutunne või intuitiivne pool. Ja intuitiivne pool ütles, et okei, et mul on tegelikult see mingi tunne, mis ütleb, et see ei ole õige asi. Nii. Aga siis sul on veel ratsionaalne kolmas element või kihistus, on, mis siis tegelikult teeb otsuse. Ja ta võib otsustada ka vastupidi sellele, mida see kõhutunne nagu ütleb või mida see emotsioon signaliseerib. Ja kui me läheme siit veel edasi, siis me võime öelda, et praegu sa seda tagantjärgi vaatad justkui nagu sellise teadvustatud kihi pealt, et ma tegin selle otsuse, et see lähtepositsioon on justkui selle otsuse juurest. Et sellise analüütilise psühholoogia perspektiivilt oleks veel huvitav teada, et kui me vaatame näiteks selliste otsustuste jadasid sinu elus, on ju, siis miks sul on tendents just nimelt selliselt otsustada, on ju, et kas sa protestid millegi vastu või kas sa otsid sa midagi, otsid sa mingit uut algust või uut tsüklit oma elust, eks ole, et ma ei tea, need on hüpoteesid, eks ole. Aga ma tahangi öelda seda, et lisaks sellele ratsionaalsele mõõtmele, kust asju analüüsida või lahti teha või mõtta, on veel olemas see teadvustamata pool, on ju. Ja selle teadvustamata poolele meil ligipääsu niisama ei ole. Sellel ei ole niimoodi, et ma nüüd, et teeme ukse lahti, vaatame, mis seal teadvustamatuses veel on, et kust see tuleb, on ju, et ma niimoodi tunnen, niimoodi mõtlen, niimoodi reageerin, niimoodi otsustan. Et kas mul on seal mingid tendentsid, et see nii on, kas ma mõistan seda. Ja kui me kombineerime sellega veel siis nende sündmustega või arenguliste etappidega, kus sa täna elus oled, on ju, siis me saame päris mitme muutujaga võrrandi. Ja selle lahendamine on suur asi. Selles mõttes ma räägingi, et see analüütiline psühholoogia alustab selle rehkenduse või selle võrrandi lahendamist, aga ta alustab seda sealt otsast, kus sina ise tahad alustada, kui sa näiteks teraapias oled või sinna tuled. Ja me toome sinna kõrvale siis ka selle materjali, mis ei ole kohe kätte saada või nähtav. Me võime vaadata, mida su fantaasiad, mida su unenäod, mida su aktiivsed kujutlused nagu sinna kõrvale nagu toovad. Ja kui see pilt läheb laiemaks, siis ka tähendusväljad ja võimalused nagu muutuvad. Ja võime öelda, et avaneb nagu suurem ruum, kus üldse opereerida. Ja ilmselt see tähendab ka seda, et need otsustused hakkavad natuke teisenema. Mis ei tähenda seda, et eelnevad otsustused oleks olnud valed. Lihtsalt see süsteem muutub. Ja siinkohal ma võib-olla tahan ka, kui me sellest kosmilisest ja maast metafooridest rääkides, võib-olla täna siia lõpetuseks veel ära mainida selle terapeudi rolli nagu. Et kui ma räägin, et see teadvus on justkui maa, mille pealt me nagu opereerime, kust me võtame ressursse, kust me nagu näeme asju sinna maale, kus meie tajumuse piirid nagu ulatuvad, siis inimesel on veel selline tohutu tahtejõud või see individuatsioonitung, et ta tahab veel nagu avastada ja laieneda, ta tahab veel, nii nagu me käisimegi ära kuu peal, on ju, ja selles nimetatud Tähtede poole filmis on tegelikult ära valutatud juba päikesesüsteemis selline, või on peaaegu on ära valutatud Marss, aga teises suunas on mindud ka selle Saturnini. Ja tegelikult selle peategelase isa on siis seal Saturni juures kuskil kadumas ja saadetakse talle nagu järgi. Ja selles mõttes meil on nagu tugev tung, see on siis justkui see psüühika teadvustamata ala, kus veel ei ole oldud, aga kuhu tahetakse minna. Ja selle peategelase isa probleem, kes seal ees on, probleem ongi seal selles, et ta tegelikult ei suuda seda ära integreerida, et ta on oma meeskonna seal ära tapnud, ta tahab otsida, ta tahab minna veel kaugemale, aga tal ei ole valmidust tulla tagasi. Seda sama integratsiooni, mida ma rõhutan, kui oluline on, et siduda tagasi see kogemus selle egoga või ühendada see maa, nii-öelda teadlik pool, sellega, kuhu on jõutud. Et ta lähebki seal nagu selles mõttes nagu kaotab iseenda või oma terviklikkuse. Ja siis poeg saadetakse nagu isa siis tagasi tooma või ka hävitama, et kui see on liiga ohtlik, siis see hävitatakse. Et me võime öelda ka, et psüühika tahab nagu kuidagi ära lükata seda
pildilt seda asja, millega ta hakkama ei saa. Aga tegelikult on vaja integreerida. Et see inimese individuatsioon või areng on umbes analoogne, et me püüame hoomata järjest erinevamaid tahke, olgu selleks siis nii-öelda arhetüüpsed alged või see psüühika süvamaterjal ja siduda ära, aga see on suur töö ja meie ulatuvus ja võimekus on indiviiditi väga erinev, et kuhu maale me jõuame. Ja kui me nüüd tuleme psühhoterapeudi juurde, siis psühhoterapeuti ma julgeksin käsitleda metafoori mõttes nagu kuuna. Et mõnes mõttes, kui mõelda, et siis me võime maa peal niimoodi ära elada, et me ei ole üldse teadlikud ega üldse pane tähele, et on olemas kuu, mis ka nagu tiirleb. Ja samas see kuu nagu mingil ajal nagu peegeldab valgust. Aga hoopis kusagilt mujalt, eks ole, minu enda tagant, päikeselt. See päike võiks siis olla selle selfie või ise või kõrgema mina nagu kujund. Et mõnes mõttes psühhoterapeut, julgen öelda siis, et analüütiline psühhoterapeut vahel saab inimeselt tema enda selja tagant ehk siis tema enda sügavusest mingisugust sellist tema enda valgust, mida on võimalik peegeldada tagasi. Aga nagu me teame, et ka kuul on see faas, kus ta ei peegelda üldse mitte midagi. Ja taevas võib olla nii pilvini, et kuud üldse ei paista. Ja vot see on nüüd selle inimese enda elu, kuidas ta elab. See on see kliima, mis seal ümberringi käib. Kas seal on pilvi, sademeid, äikest, see on see sama elutragöödia, mida me nagu läbi elame. Aga mingitel vaiksetel, talvistel, pimedatel või ka sügisestel öödel, eks ole, on meil olemas täis taevas. Et meil on olemas see koht, kus me näeme mingit perspektiivi, näeme asju, mida võib-olla ei olegi enam olemas. Mõned tähed on juba kustunud, aga me ikka näeme neid veel. Ja võib-olla me näeme ka mingeid planeete, aga selge on see, et kuud me sellisel selgel ööl nagu näeme. Ja terapeudi ka võibki tekkida teatud selline terapeutiline suhe, kus see muutub tähenduslikuks ja kus inimene saab sellest kõrval olemisest, kaasas olemisest, mida kuu maale nagu on, mingi sellise energeetilise laengu või lükke. Kusjuures see energia ei pruugi üldse tulla nagu terapeudilt endalt, võib olla siis selle päikese energia peegeldus ehk siis selle inimese enda selfie energia, mida ta ei ole nagu näinud. Sest nagu me teame, otse päikesesse vaadata ei saa, see on liiga kõrvetav, eks ole, et me ei saa ka oma psüühika kõige terviklikumat, jungiaanluses me nimetamegi seda selfie või iset, mis on siis see ühendav arhetüüp või üksus. Et me ei saa seda hoomata, sest meie enda teadvus on lihtsalt niivõrd väike selle kõrval, nii nagu maa ongi päikese kõrval. Ja ta on ka niivõrd piisavalt nagu kaugel, aga samas ta on tajutav. Ja see suhestatus saab siis vahel võib-olla väikse toe läbi selle kuu peegelduse. Ja tore on veel, miks see metafoor on väga hea, on see, et kuu on päikesest, okei, ta vahel tuleb küll natuke lähemale, aga ta on ikkagi teatud distantsil, et ta ei kuku maa peal. Mis on hästi oluline nagu mõista et mõista ka terapeutilist suhet, et kui mõni võib-olla alternatiivsem selline inimest aitav või ka raha eest ostetav nagu teenus, millega inimene püüab oma hingehaavu parandada, viskab oma meteoriiditükid maale ja lööb ta katki, ütleb, et aga sa peadki katki minema, tunned nüüd valu, nüüd sa elad, või siis kutsub, meelitab kuskile kaugele planeedile, et tule, aga tegelikult seal on nii, nagu me müütideski kuuleme, on niisugune kaval nagu lõks, ja et rahast ilma ja tükikesest endast ka ilma, siis kuu on konstantsel distantsil. Ta küll vahel natukene tuleb lähemale, tal võib olla oma osa tõusus ja mõõnas, eks ole. Aga ta ei muuda maa olemust. Ta ei tiku sinna külge ega ei taha seda nagu ära muuta. Pigem tikuvad inimesed, nagu näha, on ka reaalelulised sinna kuu peale ja ongi korra ära käidud. Ja viimane asi, mis ma tahan öelda selle terapeutilise suhte kohta läbi kuu metafoori, on see, et ka kuul on oma tume külg, nii-öelda varjukülg, eks ole. Et see on nii huvitav, et kuu on kogu aeg ühe küljega nagu, justkui maa poole on. Et terapeut peab ka ise olema väga teadlik sellest oma varjuküljest ja täpselt maal on oma vari ja on olemas ka kuuvarjutused ja päikesevarjutused, eks ole. Et see tähendabki seda, kuidas siis see
ülekande ja vastuülekande dünaamika nagu töötab, et hästi oluline on, miks me ka räägime sellest, et üks terapeut peaks olema ise käinud analüüsis ja mitte nagu korra, vaid mitmeid aastaid. See, et tegelikult tunda ka enda varju ja teada, kuidas see vari võib hakata tööle selles terapeutilises suhtes. Et kui see töö on tegemata, siis on ju väga kerge juhtuma, et hoopis see kuu hakkab protsessima maaprotsesse, mis ei ole eetiline tegelikult, mis ei ole ka õiglane ega aus selle inimese suhtes, kes on tulnud kuidagi ise endaga suhestuma ja ennast õppima. Aga kas nüüd, kasutades, mul need kujundid väga meeldivad, aga kas siis see kuu või siis see kuu varju pool, et kas seal on nüüd see võimalik nagu täielikult mitte ühtegi varju ei saa täielikult integreerida. See on paratamatu, et see nii on. Ja on osa varjust, mida ei tohigi integreerida. Ehk see on jälle see suure kurjuse küsimus, eks ole, et kui lähedale kurjale me võime minna, või teine küsimus on, et kui vaatame nagu selles planeetide mõtte selle, et kui lähedale päikesele võib minna, et ära põleda, et ei saa, me peame olema sellises optimaalses kauguses. Aga see vajalik, mis on siin kohe selja taga, see vari on, seda on tõesti mõistlik nagu vähemalt proovida, kuskile maale integreerida. Ja kui seda suudaks teha üks rahvus, siis sellest võivad sündida väga suured asjad. Ja üks mõte, mis mul veel tekkis, on see on natuke ka siuke metafooriline küsimus siis aga see otse päikesega nagu suhelda, kui kasutades neid kujundeid, et virgumine on ju siin vägagi popp teema ja vaimne selline kasv, et tõepoolest ka traditsioonis õpetustes, religioonides on ju see taotlus olemas, et inimene nagu virguks või saaks, isegi see sõna on ju, see saaks valgustunuks, eks ole. Väga ühenduses. Aga Joseph Campbell, kes jungiaanina räägib kangelase teekonnast, eks ole, siis pigem see valgustumine, kui me kasutame seda sama päikesesüsteemi metafoori endiselt, siis pigem tasub liikuda ikkagi teisele poole, sinna Pluto poole, on ju. Et see on see virgumise, ma kujutan ette, esimene teekond on ikka teises suunas, ikka pimeduse poole. Ja seda pimedust integreerida, et kes teab, võib-olla see valgustumine tähendab seda, et see kaugem, sügavam, kosmilisem perspektiiv päikesele annab meile rohkem teadmist ja kõrgema küpsuse kui see, et me läheme päikesele liiga lähedale ja upume sellesse endasse. Või põleme ära. Väga huvitav. Jah, see saade, kus siis oli Thomas Seaton ja kes seal veel oli, hetkel tule meelde, oli see Bachi Johannese passioonist, siis seal nad kirjeldasid ka seda, et see valgus algselt siis paistab nagu tumedusena. Aga jah, see oli mulle väga, väga meeldis maa ja kosmose ja kuu ja kõik need kujundid, need olid kuidagi lihtne suhestuda. Ma muidugi rõhutan siia ikkagi otsa, et iga metafoor metafoori mõte on see, et meil tekiks kujutlusvõime või mingigi suhestumine. Et ükski nendest metafooridest ei ole nagu pädev ega tõene. Selles mõttes, et me ei saa nagu objektiivselt psüühika on midagi sellist, mida ma ei suuda ühegi metafooriga nagu kirjeldada. See on see sama sinu algne küsimus, et mis on hing. Et ma võin luua mingid mudelid selleks, et seda paremini mõista, aga need on kindlasti nagu ebatäpsed. Aga mõni metafoor meid kõnetab ja võt see kõnetuse koht on oluline. Nii nagu ma rääkisin ka selle teleskoobi mõttes, et kui meil teleskoop näitab suvalisi kohti kosmoseid, mõningaid selliseid, mida me ei ole kunagi varem näinud, siis küsimus on, kas me selle loo seome kokku, et see narratiiv hakkab tööle. Et täpselt samamoodi on ka psühhoteraapias, öeldakse, et selleks, et inimene saaks paremuse poole oma hinges, oma hingehaavadega, on tal vaja ühendavat sümbolit, tal on vaja ühendavat lugu, tal on vaja uut narratiivi, tal on vaja sellist lugu, mis seob ta kokku ja hoiab teda tervikuna. Tal on vaja seda sama, mis sellest tähtede poole, et on vaja seda ühendust, seda kommunikatsiooni.
Ja tegelikult see on see sama printsiip, mis üldse teeb psühhoteraapia nagu võimalikuks või kuidagigi kasulikuks. See, et me suhestume teise inimesega ja see teine inimene on päris ja tal on päriselt ka nagu hing. Ja need kaks hinge, kui nad omavahel saavad kokku, siis tekib midagi. Ja see, mis tekib, see võib mingeid asju ära lahendada, aga ta ei pruugi. Ja psühhoteraapia puhul on veel oluline, et see vastutus jääks ikkagi inimesele endale. Et ta ei anna ennast ära sellele nimetatud kuule või ei hakka uskuma kuud kui imetegijat, vaid jääb maaks, jääb maa peale ja püüab ära klaarida ja tasakaalu leida nagu nendel protsessidel, mis on omased maale. Ja mul siin tekkis veel selline mõte, et see et just see hinge nagu ülekandumine, et teinekord öeldakse, et sa oled siis ma ei tea, viie lähima inimese siis vaata kõige 5 lähimat inimest, siis see oled sina, aga just see või kui inimesed nagu abielluvad, et siis ka mingil määral seal toimub selline nagu hinge nagu süntees on ju, et või need 2 hinge saavad nagu üheks. No vot, abielude kohta ma ei oska seda nagu öelda, et inimesed võivad abielluda väga erinevatel põhjustel ja ma arvan, et ka statistika, mis näitab, et väga paljusid abielusid tänapäeval lahutatakse, võib tähendada seda, et inimesed küll on läinud oma küpsuses erinevad teed ja mõlemad on väga küpsed ja siis otsustavad, et lähevad lahku, aga sisuliselt ikkagi on teada, et enamasti minnakse väga ebaküpselt lahku tülide ja projektsioonidega, millest me siin täna rääkisime. Et selles mõttes see, et 2 hinge saavad teineteist kõnetada ikkagi siis, kui nad on ennast avanud üldse sellele kosmosele, sellele ruumile, kus on veel asju peale selle enesekeskse maa peal elamise nii-öelda nende metafooride mõttes. Ja tihtipeale, kui me elame siin nagu planeetide maailmas, siis igaüks tahab ikka oma ja tahab kasu saada kuidagi teiselt, et selles samas Tähtede poole filmis oli hästi huvitav, et kui ta hakkas peategelane Saturnile minema, siis ta pidi vahepeatuse tegema Marsil. Mars oli juba nagu asustatud ja Marsil toimusid täpselt samasugused röövimised ja sõjad ja ressursside üle võitlused, eks ole, mis näitabki seda, et inimene jääb ikka inimeseks, et me võtame kaasa selle, kes me oleme, oma ahnuse, oma kõik need omadused, mis ei ole ainult ühendavad, vaid mis tahavad ka eristada. Et meil on teatud mõttes nagu kurjus sisse kirjutatud seoses sellega, et me tahame eristuda ja me tahame ise olla omaette. Ja see, kui ma ütlen kurjus, see ei tähenda nüüd sellisest absoluutses mõttes või mustvalget kurjust, see tähendab lihtsalt seda tendentsi, et meil on paratamatult sisse kirjutatud see tsükkel, et me tahame ühenduda ja siis me tahame jälle eristuda. See ongi see kvalitatiivse arengutsükli faas, et milleks on vaja seda sama, millest me täna ka rääkisime, neid initsiatsioone, seda teatavat lõpetatust, teatavat suremist ja uuesti sündimist. Ja vahel see kehtib ka suhete puhul. Lihtsalt seal on suur vahe, eks ole, kas see nii-öelda lahkuminek või lõpetatus tähendab seda, et enam mitte midagi ei ole, kuigi tegelikult hingedes on kõik asjad olemas. Või see tähendab seda, et inimesed on küll, jäävad kokku ja need tsüklid elatakse selles suhtes läbi, et see suhe ise ka küpseb läbi selle, et need muutused elatakse koos läbi ja mõistetakse ja võetakse vastu. Erinevad võimalused. Ja mul üks mõte tekkis veel just selle kurjuse teema koha pealt, et ma lugesin kurjust kui nagu mõistena, et ma lugesin just hiljuti üks raamat, et nagu Black Elk jutustab ja siis see oli siis sellest ajast, kui siis viimased siis indiaani hõimud, kes siis nii-öelda siis uuele maailmale nii-öelda nagu kokku läksid, on ju. Ja seal siis üks indiaani mees kirjeldas seda, et kui siis seal tuli siis mida siis preester on ju talle rääkis nagu põrgust või kurjast, siis tema on nagu selles keeles üldse ei eksisteerinudki niisugust mõistet ja seal oli hästi huvitav see, et nende silmis siis kõik
kõik inimesed on head, aga et siin on siis on see, et mõned on lihtsalt sellest heast on siis nagu kaugemal selle ja lihtsalt huvitav oli seda lugeda, kui üks asi, mis ma olen ka aru saanud, et see keel nagu loob seda maailma, on ju. Kui jällegi jungiaanlikult vaadata või arhetüüpide mõttes vaadata või ka siis selle baasnarratiivide mõttes mõelda, siis kindlasti ka indiaani kultuuris on olemas kurja aspekte. Iseasi, kas on olemas põrgu mõistet. Ja kui ei ole, siis sellest ei ole midagi. Et puht hingelises plaanis need arhetüüpsed elemendid, mis seda kannavad, on kindlasti olemas. Ja nii palju, kui ma olen indiaani asjadega kokku puutunud, siis ka Hasso Krull on tõlkinud Loomingu raamatukogus Winnebago lood, indiaani lood, kus me näeme sellist ja Hasso on üldse uurinud ka seda triksteri arhetüüpi või triksterit. Ja vot triksteri tegelases on küll sellist seda poolt esindatud, nii et see niinimetatud kuri võib avalduda kultuuris arhetüüpses mõttes väga erinevatel viisidel. Ja ma ei saa öelda, et trikster oleks ainult kuri, et trikster on tegelikult just nimelt energeetilises mõttes see tegelane, kes toobki uut. Aga nüüd vana perspektiivist on see ju kurjategija, kes lõhub selle vana ära, kes lörtsib kõik ära. Nii et selles mõttes see triksteri element on olemas. Jah, siin selle taga on siin see hundi mandala, et siis tal on ka rebase mandala, et see rebane on ka siuke klassikaline trikster, et indiaani kultuuris on veel kojott ja kaaren on need suured tegelased. Aga väga põnev oli, aitäh sulle, et tulid. Aitäh kutsumast!